Pole kuulda olnud, et ministritest oleks puudu või mõni poliitiku koht täitmata jäänud, aga oskustöölistest olevat Eestis suur puudus ja täna arutas valitsus, kuidas lubada riiki rohkem võõrtööjõudu. Valitsus soovib saada õigust valida välja 9 valdkonda, kus on töölistest kõige enam puudust ning juhul, kui majandus kasvab, lubada neisse valdkondadesse tuua tööjõudu välismaalt. Kui me kunagi rääkisime ainult väga kõrgepalgalistest spetsialistidest, siis täna on üsna terav puudus ka niisugustest ametikandjatest nagu pingioperaatorid, näiteks kas metallitööstuses, puidutööstuses, insenerid, võib-olla keevitajad, et see töötlev tööstus tegelikult vajab neid töökäsi, kes oskavad sellist väga spetsiifilist tööd teha. Nagu tänane teine uudis märkis, on Statistikaameti andmetel töötus 12 aasta suurim. Kas selles olukorras tasub ikka võõrtööjõu sissetoomist suurendada? Peaminister on selles leeris, kes ütleb, et Statistikaamet eksib ja Eesti inimesed töötavad juba palju. Registreeritud tööpuuduses me oleme jälle Euroopa madalamas otsas või oma sellise perioodi madalamas otsas. Ja kui me vaatame tööjõus osalemise määra, siis selles me oleme samamoodi Euroopa esimeses otsas. Nii et numbrid pigem indikeerivad seda, et Eesti inimeste osalus tööjõus on kõrge, tööd tehakse palju. Valitsuse idee ei ole veel kivisse rajutud, vaid peab sügisel läbima ka seaduseks saamise Riigikogus. Peaminister ootab avalikku debatti, Isamaa ja EKRE vastasseis on ette teada, siiski on valitsus veendunud plaani headuses. Oma inimestele ju loomulikult tulebki esimesena tööd pakkuda, et see on ka valitsuse positsioon, seda esiteks inimestele tuleb anda kõrgemad oskused. Ja hea on öelda, et ettevõtjad on järjest rohkem investeerimas teadus-arendustegevusse ja teadusmahukasse toimetamisse, eelmised aastad numbrites seda näitavad. Aga kui teatud valdkondades, lihtsamalt öeldes on kuskil puudu pingioperaatorid, teatud konstruktsioonide kokkupanijad ja ülejäänud Eesti inimesed ei saa selle tõttu teha kõrgema lisandväärtusega tööd, mis see alternatiiv siis on, et me ju tahame kõik rohkem sissetulekut saada suuremat jõukust, järelikult aeg-ajalt on mõni spetsialist vaja ju kuskilt tuua. Kes selle erandi alusel tööle tuleb, peab ka seda tööd tegema jääma. See ei ole niimoodi, et kui inimene tuleb Eestisse, et siis ta võib teha mida tahab, et kui ta vastavalt selle erandile on tulnud siis spetsiifilisse valdkonda, nii-öelda spetsiifilisele ametikohale, siis tema siin viibimise alus on sellega seotud. Et kui ta enam seda tööd ei tee sellisel moel, siis kui ta näiteks soovib töökohta vahetada, siis ta peab seda uut alust nagu taotlema. Maksimaalselt saaks selle meetodiga Eestisse tööle 2600 inimest, väljaspool juba kehtivaid teisi erandeid, aga täpsem arv sõltuks majanduskasvu suurusest. Neile lisanduvad pereliikmed.